Kujuta ette, et viha on tuli, mitte see tuli, mis soojendab kodu, vaid tuli, mis põletab lahti selle, mis peaks püha olema. Viha ei ole halb, see on toores jõud, aga kui see suunatakse valesse kohta, ta muutub hävitavaks. Siinkohal peatu hetkeks. Hinga ja kuula endas, sest võib-olla räägin just sinust või kellestki, keda armastad. Mees, kes on vihane naiste peale, on mees, kes on pidanud midagi maha suruma, oma tundlikkuse, oma vajaduse, et teda märgataks, usaldataks, austataks. Aga see, mida ei kuuldud, muutus karjeks, mis varjab end viha taha. Tema jõud ei kanna enam loovat visiooni, vaid kannab endas süüdistust. Ta unustab, et tema käed on loodud ehitama, mitte lõhkuma. Ta ei ehita enam kodu, ta ei loo enam midagi uut. Tema jõud, mis oli loodud ehitamiseks ja kaitsmiseks, põletab nüüd sildu. Naine, kes on vihane meeste peale, on naine, kes on pidanud end kaitsma liiga kaua. Tema süda, mis on loodud avatud armastuseks, tardus sulgemisse. Tema viha on katse öelda, sa ei kuulanud mind, sa ei hoidnud mind. Aga kui viha jääb valitsema, kaotab naine oma voolavuse. Tema puudutus muutub teravaks, tema hääl pingeliseks. Küsi endalt, kas see on tuttav? Kas keegi su ümber tunneb täna nii? Ta unustab, et tema süda on loodud tooma elu, mitte kaitsma haava. Ta ei hoolitse enam laste eest avatud südamega. Tema hool muutub pingutuseks, mitte vooluks. Laps tema süles ei tunne enam rahu, vaid tajub tema sees puhkevat tormi. Viha muutub ohtlikuks siis, kui me ei küsi temalt, mida sa tegelikult üritad mulle öelda. Ei ole maailane, ta on teeviit. Ta näitab, kus me hülgasime iseenda jõu, kus me ei julgenud enam armastada. Teeme nüüd koos ühe harjutuse. Sule silmad, hinga sügavalt. Kutsu endas esile inimene või olukord, mille peale oled vihane. Tunneta seda oma kehas. Ära põgene sellest, lihtsalt tunnista seda. Nüüd küsi endalt, kuhu see jõud tegelikult kuulub? Kui sa oled mees ja tunned viha naiste peale, küsi, mida ma tahtsin luua, mida ei märgatud? Kus mu tugevus jäi kasutamata? Kui sa oled naine ja tunned viha meeste peale, küsi, mida ma pidin hoidma, aga ei saanud? Kus mu hool minema visati? Kujuta nüüd, et see toores jõud, see viha moolab tagasi õigesse kohta. Mehe kätte, et ta saaks uuesti ehitada. Naise südamesse, et ta saaks uuesti hoida. Kui sa tunned, et see jõud on tagasi oma algses kohas, ava silmad ja hakka tegutsema sealt, mitte valust, vaid jõust.
Sõnad mehele, kes kogeb viha. Ma ei ole su vaenlane. Ma ei taha sind parandada. Ma tahan sind mäletada. Seda sind, kelle jõud oli ehe, mitte haavatud. Kui sa tahad, ma jään sinu kõrvale. Ma ei põgene su viha eest, aga ma ka ei seisa selle ees. Ma seisan seal, kus su armastus mind veel näeb. Ma igatsen sind, mitte ainult rahulikku meest, vaid tõelist meest. Seda, kelle jõud ei vaja kaitsmist, vaid suunda. Sõnad naisele, kes on vihane. Ma näen sind. Ma näen, et su süda väsis andmast sinna, kus teda ei hoitud. Ma ei palu sul olla pehmem. Ma palun sul lubada oma jõul voolata sinna, kus see loob, mitte kus see sulgub. Su viha räägib loo armastusest, mis jäi kinni. Ma olen siin, et see lugu saaks lõpuks hingata. Sa ei pea ennast kaitsma, sest armastus ei kao, ta ootab sind tagasi. Viha ei ole häving. Ta on mälestus sellest, kes sa oled, kui sa julged kuulata.